Tervist, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi. Häbeä Suomi, häbene Soome. Sellise hüüdlausega alustan tänast kommentaari, sellepärast et täna hommikul, kui seda kommentaari salvestan, tuli Soome kõrgeima kohtu otsus, millega Päivi Räsänen ja Juhani Pohjola mõisteti kristliku abielu kaitsmise eest lõplikult süüdi. Millest see kohtuotsus räägib? No see räägib eelkõige pikast protsessist, peaaegu kafkalikust protsessist, me tuleme selle juurde tagasi, aga see räägib minu arvates väga selget keelt kogu lääne revolutsioonilise demokraatia, lääne revolutsioonilise ideoloogia olemusest. Ja kui ma ütlen häbene Soome, siis ma mõtlen seda täiesti tõsiselt. Sellepärast, et see asi ei ole mingisuguse ühiskonnagrupi teema. Siin ei aruta kõrgeim kohus Soomes pelgalt ühe või kahe inimese asja, või isegi mitte ühiskonnagrupi asja, traditsionaalsemalt meelestatud kristlaste temaatikat versus riik või versus revolutsiooniline ideoloogia. Vaid siin see puudutab ühiskonda tervikuna. See puudutab kogu Euroopa ühiskonda. Meid täpselt samamoodi. Ja mille pärast see puudutab seda? Sellepärast, et ma olen mõningate oma lähedaste sõpradega ka vahepeal diskuteerinud ja kohati isegi vaielnud sellest, et millised küsimused tegelikult siin ühiskonnas on kõige olulisemad. Ja ma olen kindlalt öelnud seda, et just nimelt see küsimus siin. Milline on abielu olemus? On võib-olla üks kõige olulisemaid küsimusi üldse. Tegelikult ma ütlengi, see ongi kõige olulisem küsimus üldse. Kui meil võib geopoliitilistes küsimustes olla erinevad positsioonid, võib-olla isegi poliitilistes küsimustes mingisugusel määral, sellepärast, et esiteks on palju asju, mida me ei tea geopoliitikast. Meil on oma kindel arvamus nendest küsimustest, meil on oma tõlgendus nendest küsimustest, on selgeid objektiivseid probleeme, on selgelt objektiivselt analüüsitavaid asju, on selgelt objektiivselt analüüsitavaid asju, mis on kuritegelikud ja millele tuleb ka geopoliitika ja poliitika väljal vastu astuda. Aga see siin on midagi täiesti fundamentaalset. See on midagi, mis kujutab endast inimeseks olemise kõige elementaarsemat tasandit. Ehk siis seda, et me võime ütelda, et abielu on mehe ja naise vaheline liit. Ja kui me geopoliitilistes või poliitilistes küsimustes võime justkui nagu oma teadmatuse taha varjuda mõningal hetkel ja ütelda, et see on debateeritav ja see asi võib olla nii või naapidi, siis selles küsimuses oleme täiesti ausad. Me ei või seda teha. See on baasküsimus, milles on täiesti, kui kasutada René Descartesi väljendit, selgelt ja distinktselt eristatavalt esil tõde ja vale. Tõde on see, mida me leiame ees olemuslikult oleva poolt meile antud antusena. Ja selleks on meie enda loomus. Ehk meheks ja naiseks lõi ta nemad. Ning sellele tuginedes on abielu mehe ja naise vaheline liit. See tõde on kõikidele inimestele selgelt ja eristatavalt distinktselt, kui soovite, aru saadav. Kõikidele on see mõistetav. Mingit küsimus selles ei ole. Ja seda teemonlikum, seda saatanlikum on
see viis, kuidas revolutsioon üritab just nimelt selle tõe aspektis inimestel panna suud kinni. Et seda kõige elementaarsemat tõde ei oleks võimalik ühiskonnas välja ütelda, tuginedes siis mingisugustele valdavale sellisele ideoloogilisele baaskonsensusele, mis ütleb, et ei, sa ei või sellist kõige elementaarsemat tõde väita. Ja siin murtakse ära inimeses midagi olemuslikku. Siin murtakse ära ühiskonnas miskit, millega abil meil on kontakt iseendaga, sest tõde ja kõige elementaarsemad tõed on need, mis kuuluvad inimeseks olemise juurde. Meil on vajadus tõe järgi ja tõde on hinge toit. Tõde on mis? Tõde on see, mis on nii, nagu ta on. Meie hinge struktuur ja kogu meie olemas olemise struktuur on oma olemuselt hüveline loomulikult. Me pürgime hüve poole, millegi parema poole. Isegi kui me teeme kurri asju, siis Aristoteles ja Aquino Toomas ütlevad ka, teeme me neid selle eesmärgiga, et me oleme küll valesti aru saanud või tahtlikult valesti aru saanud ja ennast petnud selles, aga me teeme seda millegi pärast, mida me peame hüveliseks, meile kasulikuks. Ja teine aspekt on tõde. Me vajame maailma sellisena, nagu ta on. Me vajame asjadest arusaamist sellisena, nagu nad on. Me vajame oma enda intellekti ja maailmas ees leidva olukorra vastavusse viimist. See on meie loomusesse sisse kirjutatud. Ja kui nüüd meil on selline olukord, kus riik või mõne riigi ülemkohus või peaprokuratuur või riigiprokurör ja kogu see masinavärk tuleb ja ütleb, et teid ei tohi seda tunnistada, me võtame teid vahele, siis sellega murtakse ära mitte Päivi Räsänenil, mitte Juhana Pohjolal, vaid kogu ühiskonnal tervikuna suhe omaenda olemuse kõige sügavamate, fundamentaalsemate tasanditega. Just kui pandaks inimene käima, ilma et tal oleks enam oma selgroo tuge, just kui lülisammastest mõni oleks pandud nihkesse, ära hävitatud ja seejärgi hakatud ütlema, et nii, hakka nüüd käima, hakka tegema oma asju, vaatame, kuidas läheb. Kui te panete ühe lülisamba nihkesse, kuidas teil töö tegemine ja elus olemine toimub, mitte eriti viljakalt ilmselt. Aga see tunne on valdav, kui sellist kohtuotsust vaadata. Ja sestap on see kogu ühiskonda puudutav, teatas mõttes kogu Euroopat ja euroopalikku kultuuri puudutav ja ka meid, eestlasi, puudutav. Ja sestap ma võin ütelda selle kommentaari alguses häbi Soome, häbene Soome, häbeä Suomi. See on teie kõigi probleem. See on kogu ühiskonna probleem, et siiamaani on üldse jõutud. No mis siis toimus? Toimus siis see, mida Päivi Räsänen ise nimetas šokeerivaks, sellepärast et ta arvas, et sellist kohtuotsust Soome kõrgemalt kohtult ei tule. Olid ju Soome 2 eelnevat kohust, maakohus ja ringkonnakohus Päivi Räsäneni õigeks mõistnud. Aga Soome riigiprokurör jätkas pidevalt edasi kaebamist, kuni riigikohtuni välja. Me tuleme võib-olla selle ajajoone peale ka siin. Aga siis täna, neljapäeval, 26. märtsil, 26. märtsi hommikul Soome kõrgem kohus mõistis siis rahvasaadik Päivi Räsäneni ning luterliku piiskopi Juhana Pohjola kriminaalkorras süüdi rahvarühma vastase vaenu õhutamise läbi.
Ja kuritegu, milles see seisnes loomulikult selles, et avalikult oli väljendatud seisukohta, et homoseksuaalsed suhted kujutavad endast psühhoseksuaalse arengu häiret ega ole võrreldavad loomuliku abieluga. Muuseas, kogu seda protsessi algatati natukene teistsuguste süüdistustega. Ja nüüd siis protsessi lõpuks mõned süüdistused võeti maha. Aga jäi see peamine süüdistus, milles siis nii Räsäneni kui ka Luter Säädjö või fondi ühte peamist omanikku ja asjameest piiskop Juhana Pohjolat süüdistati, oli selles, et nii Räsänen kui ka siis Pohjola, kes Luter Säädjö kaudu selle kirjutise avaldas, mille Räsänen kirjutas juba, ma ei tea, seal 15 või rohkem aastat tagasi, on siis rääkinud homoseksualismist kui psühhoseksuaalse arengu häirest. Ja siin võttis Soome kõrgem kohus sellise vägagi nagu tehnilise positsiooni tegelikult. Kui me loeme siin kõrgema kohtu erinevaid põhjendusi, siis kõrgem kohus ütleb, siin on ehk siis Yleisradio artikkel sellest, et ta on Räsänen ja teine on solvanud homoseksuaale rühmana, tervikuna, just nimelt nimetades seda psühhoseksuaalseks häireks, siis homoseksualismi. Ja nii edasi, me võiksime minna sellesse sisse ja hakata nüüd vaatama, et see on suhteliselt selline tehniline põhjendus. Räägitakse sellest, et Räsänen ei rääkinud siin eelkõige kristlasena, vaid rääkis arstina, rääkis rahvaesindajana ja selles mõttes avaliku elu tegelasena ja selles mõttes on igati mõttekas selles küsimuses just nimelt vahele võtta. Mis on huvitav, on see, et algselt süüdistusest, millega Räsäneni süüdistas riigiprokurör Toiviainen selles tweedis või tänapäevase postituses, kus Räsänen toob välja Püha Pauluse kirja roomlastele ja küsib, et miks Soome Luteri kirik, tuleme selle juurde ka tagasi veel, on läinud Pride'i või homoparaadi ametlikuks partneriks. Miten kirkon oppi perusta raamattu sopi yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi, küsib Räsänen. Niisiis, kuidas kiriku doktrinaalne vundament piibel sobib sellega kokku, et häbi ja patt pannakse või tõstetakse uhkuse asjaks, küsib Räsänen ja tsiteerib ja paneb siia siis Püha Pauluse roomlaste kirja mõningad peatükid. Seda Soome kõrgem kohus arvesse ei võtnud ja selles nii-öelda mõistis ta niivõrd kuivõrd Räsäneni õigeks. Aga siis oli see tehniline seletus just nimelt see, et selliste psühhoseksuaalsete häirete tasandil on siis Räsänen Soome homokogukonda solvanud. Ja on siis vaenu ehutamises ka ühtlasi süüdi. Ja tõepoolest, tegelikult sinna ei ole mõtet ennast sisse lugeda ega seda pole mõtet hakata pikalt kommenteerima. Sest me kõik tegelikult teame, milles see asi seisneb. Milles kogu see asi tegelikult seisneb. See seisneb selles, et Päivi Räsänenist on Soome revolutsioonilise demokraatia väikesed mutrid üritanud teha sellist nii-öelda lammast, kellele nuga kurku lüüakse. Kõikidele teistele hoiatuseks, et mitte keegi ühiskonnas enam selliseid asju välja ei ütleks.
Ja kuni sinnamaani välja, et ka kristlased peaksid oma keele hammaste taga ja ei tuleks välja avalike sõnavõttudega, kas või siin apostel Pauluse kirja, roomlaste kirja peatükkidega ja salmidega. See on selle asja sisu. Asja sisu on see, et Päivi Räsäneni kaudu on tahetud ühiskonnale edasi anda sõnum, et kristliku abielu eetika baasprintsiipide väljendamine, olgu siis piiblile tuginedes, olgu loomuseadusele tuginedes, olgu isegi, ma ei tea, mingisugusele arstiteadusele, vähemalt kunagisele arstiteadusele, tänapäeval on seegi kompromiteeritud, tuginedes on ühiskonnas keelatud. Ja seda hakatakse karistama. See on see teema. Kristlik abielu eetika tuleb ühiskonnas kuulutada põhimõtteliselt kriminaalkorras karistatavaks. Ja mis on see, mille kaudu siis Räsäneni on karistatud? See on kriminaalkorras karistus. Seda tasub ka mainida. Ta on mõistetud riigi kõrgemas kohtus kriminaalkorras süüdi. Vihakõnes ja rahvavastase või rahvarühma vastase vaenu õhutamises. See on ka üks väga oluline tasand. Kui nüüd tulla nagu selle ajaloo juurde, siis tegelikult Päivi Räsänen on olnud ka meie objektiivis esil täpselt enam-vähem nii kaua, kui see protsess on tema vastu kogu aeg kestnud. Juba aprilli lõpus, ehk siis põhimõtteliselt 5 aastat tagasi, 2021, esitas siis riigiprokurör Räsänenile ja Pohjolale vaenu õhutamises süüdistuse. Seda siis esimesse kohtuastmesse. Aga enne seda oli käinud juba 1,5 aastat protsess, kus ta oli 1,5 aastat pideva surve all, et tema kaasus võib jõuda kohtusüsteemini. Päivi Räsänen loomulikult ütles, et ta on valmis käima läbi kõik Soome kohtusüsteemi astmed, et selgust saada selles küsimuses ja ka läbi teha kogu see kadalipp. Aga tõepoolest siis juba 5 aastat tagasi, 1,5 aastat ennem, oli toimunud see protsessi algatus. Alustati siis süüdistusega. Peale seda 22. aastal, 30. märtsil, peaaegu siis aasta hiljem, mõisteti Räsänen kõikides süüdistustes õigeks. Ja kui ma räägin Räsänenist, siis ma räägin samal ajal ka Soome luterlikust piiskopist Juhani Pohjolast. Niisiis, nii Räsänen kui Juhani Pohjola mõisteti kõigis süüdistustes õigeks. Kogu selle triangli juures oli suisa selline kaasus, et isegi Soome riigimeedia Yleisö radio raporteeris, et prokurör omistas Päivi Räsänenile sõnu, mida ta polnud kunagi öelnud. Siin on terve pikk jutt tegelikult objektiivis meil sellest, kuidas piirkonnakohus osutas, et riiklik süüdistaja väitis Räsäneni olevat öelnud asju, mida kohtualune tegelikult polnud väljendanud. Niisiis suisa Soome Rahvusringhäälingu uudisteportaal ütleb. Süüdistaja väitis parlamendiliikme Päivi Räsäneni olevat esitanud homoseksuaalide kohta lauseid, mida Räsänen polnud öelnud. Ja Helsingi piirkonna kohus vabastas siis nüüd siis süüdistusest peaaegu aasta hiljem Räsäneni kõikidest süüdistustest. No see loomulikult Soome riigiprokuröri ei rahustanud maha, vaid Räsäneni kaasus läks teise astme kohtusse. Teise astme kohus mõistis samuti Räsäneni õigeks. See toimus 14. novembril, on meile uudis, võib-olla siin kas samal päeval või eelmisel päeval aastal 2023. Ka see peaprokuröri ei
rahustanud ja Soome peaprokurör viis siis süüdistuse Räsäneni ja Pohjola vastu ülemkohtusse, seda 24. aprillil 2024. Siis see kaasus seal ilusti ära oli ning nüüd siis tuldi välja selle otsusega 2026, 26. märtsil. Ja see otsus tõepoolest ei ole mingisugune asi, mis on jäänud märkamata ka laiemal nii-öelda maailma konservatiivsel üldsusel. Sellepärast, et Päivi Räsänen on vahepeal käinud isegi USA kongressis andmas aru sellest, et mida temaga tehakse Soomes. Soome prokuratuur on võtnud põhimõtteliselt sellise suure maine riski enda maale Päivi Räsäneni menetledes. Kogu see 5-6 aastane ja isegi rohkem protsess on Soome riigile toonud ilmselt väga palju mainekahju igal pool maailmas, sest nüüd teavad Räsäst juba väga paljud inimesed igal pool ümber maailma ja ka see uudis on jõudnud igale poole USA-sse, Euroopasse samuti. Ja peab tunnistama, et isegi Soomes on Räsäneni kohtuotsus saanud päris teravat kriitikat. Näiteks põlissoomlaste esimees ja rahandusminister Riikka Purra leidis, et kohus astus sõnavabaduse vastu. Sõnavabadus sai täna taas tugeva löögi, ütles rahandusminister Purra. Ükskõik, mida sa ise arvad vaidlusalusest sõnumist või selle ütlejast, kaitse sõnavabadust. See on täiesti kriitiline demokraatia terve ühiskonna toimimiseks. Siis kommenteeris seda olukorda ka Räsäneni enda erakonna, kristlike demokraatide esimees Sari Essayah, kes küsis, et kas nüüd hakatakse Soomes raamatulõkkeid süütama. Kõrgema kohtu otsus on sõna- ja usuvabaduse seisukohalt väga problemaatiline. Tekst pärineb 22 aasta tagusest ajast, mil kohtuotsuse aluseks olnud seadust veel ei olnud. Kas nüüd algavad Soomes raamatu põletamised, küsib Essayah. Kristlike demokraatide parlamendifraktsiooni juht Peeter Östman ütleb, et Räsänenile määratud kohtuotsus fraktsioonis mingisuguseid tõsiseid tagajärgi ei too kaasa, kuigi võiks mõelda, et tegelikult kriminaalkorras riigi kõrgemas kohtus süüdi mõistetud Räsäneni ootab ühtlasi ka parlamendist väljaviskamine. Saab näha, aga vähemalt siin tema erakonna parlamendifraktsiooni juht ütleb, et avaldame Räsänenile toetust ning see ei too kaasa täiendavaid samme. Jani Mäkelä, kes on põlissoomlaste parlamendifraktsiooni esimees, ütleb, et kõrgem kohus otsustas just, et Soomes on seadus katki, seega tuleb seadus parandada ja minu arvates võib-olla selline kõige üllatavam oli Koonderakonna ehk siis Kokoomuse parlamendiliige Tere Sammallahti, kes oli ka sarnasel seisukohal, öeldes, et aastal 2026 saab Soomes karistuse piibli tsiteerimise eest ning nähtuse nimetamise eest patuseks ja häbiväärseks. Uskumatu. Päivi Räsäneni kohtuotsus tõestab, et Soome seadus töötab sõnavabaduse vastu. Muudatus on hädavajalik kodanikuõiguse kaitsmiseks. Muuseas, täpne olla siis piibli tsiteerimise eest Räsänen seda karistust ei saanud. Aga siiski ei saa ütelda, et see ei oleks suunatud, nagu siin varasemalt ütlesin, põhimõtteliselt sellele samale temaatikale ja sellele, et ka piiblit ei saaks enam avalikkuselt tsiteerida. Kui aga vaadata seda, et milliselt on suhtunud sellesse temaatikasse need, esiteks kogu protsessi vältel, aga ka nüüd väga paljud kirikutegelased. Sest Räsänen ikkagi ju räägib kellena, ta räägib kristlasena, ta räägib 5 lapse emana, ta räägib inimesena, kes kristlasena toob välja kristliku ja piibelliku abielu eetika ja ühiskonnakorralduse baaspõhimõtteid. Öeldes, et homoseksuaalsus on patt,
Ja me kõik on Räsänen korduvalt kinnitanud, oleme patused ja vajame armu, aga sellest hoolimata me ei saa ütelda, et üks patt ühiskonnas on kuidagi lubatud. Kristlastena me ei tohi seda öelda juba armastuse pärast nende teiste inimeste vastu, sest kui me kiidame nende patu heaks, ei noomi neid selles, siis aitame me kaasa nende hukatusele. Me tõukame nad üle kuristiku serva. Ja täpselt niimoodi on põhimõtteliselt käitunud kogu Soome luterliku kiriku peamine juhtkond. Ja pean tunnistama, et see on päris mõtlema panev, mida on Soome luterlik kirik teinud. No siin on näiteks Soome luterliku teotseesi Helsingi teotseesi piiskop Teemu Laajasalo väljaütlemine, siihen kaikki tyytykööd ja sitä kaikki noudattakood, ütleb ta viidates Päivi Räsäneni otsusele ülemkohtu poolt, et olgu kõik rahul sellega ja kõik järgigu sellele otsusele. Laajasalo on korduvalt muuseas öelnud ka seda, et Päivi Räsäneni väljaütlemised ongi olnud solvavad ja tauninud on ta Päivi Räsäneni tema väljaütlemiste pärast. Selline mees on siis Soome Helsingi piiskop Teemu Laajasalo. Ja pean tunnistama, et vaadates seda, kuidas Soome luterliku kiriku sellised mugavad, mõnusad, normaalkristluse ja riigikristluse esindajad Päivi Räsäneni on vaatet peaaegu nagu in corpore hurjutanud. See on eriti rõve vaatepilt. Midagi pole teha, et sealt, kus tegelikult peaks tulema Päivi Räsänenile peamine kaitse ja peamine poolehoid Soome luterlikust kirikust või kristlikest ringkondadest, siis Soome luterlikust kirikust seda ei ole tulnud mitte midagi, mitte üldse. Mina küll ei ole märganud, et sealt midagi oleks tulnud ilmselt ümmargune null. Siin vastupidi, Päivi Räsäneni on hurjutatud, teda on hukka mõistetud, teda on põhimõtteliselt öelnud, see toon on selline, et ise sa oled omale selle asja nüüd kaela tõmmanud. Ja Päivi Räsänen on teinud mida? Ta on rääkinud kristliku abielu eetika kõige elementaarsemast asjast üldse. Abielu on mehe ja naise vaheline liit ja homoseksuaalsus ei kuulu sinna. See on sügavalt perversne praktika. Ja rääkinud teda pikalt ja laialt ka sellest, mida kõik kristlased tegelikult on rääkinud, et me peame homoseksuaalseid inimesi armastama ja peame tooma neid just nimelt Kristuse juurde ning paluma nende eest, et nad võiksid paraneda oma pattudest, nii nagu meie oleme paranenud väga paljudest pattudest. Ja paraneme veel. Et see on olnud Päivi Räsäneni üks selliseid sõnumeid. Nii, aga Soome luterlik kirik on põhimõtteliselt tegelenud tema, kui mitte otsese parastamisega, siis põhimõtteliselt tema lükkamisega üle ääre ja enam-vähem sellise käte hõõrumisega, kui on välja tulnud, et Räsänen on nüüd siis kristliku abielueetika väljendamise ja kaitsmise eest süüdi mõistetud. Häbi. Mul ei ole tegelikult sõnu. Häbi on see. Kas need on kristlased, need inimesed seal? Minu keel küll ei paindu neid kristlaseks nimetamast. Mitte mingil viisil. Ja kui vaatame, et milline on tegelikult Soome enda kiriku lähiajalugu siin sellistes küsimustes, no siis pole loomulikult mitte millegi üle imestada. Nimelt 2019. aastal sai siis Soome luterlikust kirikust Helsingi homoparaadi ametlik partner. Helsingi homoparaadist on olemas ka mõningaid selliseid kreftisemaid pilte, mida ma siia ei pane, sest mulle endale tõsiselt ei meeldi neid vaadata. See oli toona veel aeg, kus ikka natukene veel tegeleti homoparaadil ka nagu sellise perverssema hoiakuga.
ja selle esile toomisega, siis kujutate ette, ühe maa kirikust on saanud perverssuse paraadi ametlik partner. Me loeme Objektiivist. Soome evangeelne luterlik kirik on esmakordselt homoseksuaalide suurürituse Helsingi Pride ametlik partner. Vastav otsus tehti taevasse minemise pühal 30. mail ning kiriku teate kohaselt toetab seda ka peapiiskop Tapio Luoma, toonane peapiiskop siis. Varasematel aastatel on Helsingi Pride'i homoüritustel aktiivselt osalenud ka Soome Luteri kiriku Helsingi piiskopkond ja üks, kes seal on osalenud, ongi piiskop nüüd siis vist juba läinud puhkusele Irja Askola, kes on olnud üks selliseid marssijaid sellel Helsingi Pride'il. Ja kui te vaatate seda, et millega siis seesama Irja Askola, kes on pensionile jäänud, hakkama on saanud, siis varasemalt, enne kui Luteri kirikus sai Pride'i ametlik partner, 2017. aastal Helsingi luterlik piiskop, seesama episkopessa siin Irja Askola andis 16-aastasele poisile üle aasta homo, vuoden homo auhinna. 16-aastasele poisile. Helsingi luterlik piiskop Irja Askola möönis siis möödunud nädalat neljapäeval toimunud gei-gaalal, mille korraldas gei-leht QX üle aasta homo auhinna. Tiitli pälvis siis 16-aastane alaealine poripoistlaps Tuure Borelius, kes tuli siis möödunud sügisel kapist välja oma seksuaalse hoiakuga. YouTuberina kuulsust kogunud poiss osaleb muuhulgas hiljuti lavale jõudnud homomuusikalis Tom of Finland, kus ta mängib nimitegelast tema noorusaastatel. 16-aastane poiss ja see on siis episkopessa Irja Askola, tänaseks pensionile läinud. Ja ma otsisin välja ka sellise konkreetse pildi sellest üritusest. Siin on siis hetk, kui 2017. aastal Irja Askola annab selle aasta homo auhinna sellele vaesele noorele poisile üle. Ja vaatame natukene tegelikult seda füsionoomiat. Vaatame natukene seda pilti, mis siin on. Siin on üks eksinud hing, selline noor poiss, kes, ma ei tea, mille pärast, aga arvab enese olevat homoseksualist ning siis saab ta igalt poolt ühiskonnast tohutu aplausi osaliseks. Selline peamine, kuidas öelda, küte nartsitsistlikule noorlapsele või noorpoisile, et oma teel jätkata, ära sa loomulikult muutu. Ära sa midagi endas muuda, vaid lase samamoodi edasi. Tom of Finlandis saad ka veel rolli ja sealt saad omale rahakuulsust ja kõike muud. Nii. Ja siis institutsioon, mis tegelikult peaks ütlema, et kulla poiss, tule nüüd mõistusele. Kristlik abielueetika ja seksuaaleetika ütleb, et sa tegeled praegu rõveduse, patuga ja häbiga. Paranda meelt. Ära lase oma elul hukka minna, kulla inimene. Sa saad veel teha seda. Lõpeta ära see jama. Siis see organisatsioon ja selle piiskop, kes peaks loomulikult mees olema, aga Soomes on selline paks prillistatud sotsiaaldemokraadist tädi, tuleb ja annab sellise pilguga seda poissi vaadates selle auhinna üle. Minu arvates kõneleb see mingisugusest teemonlikust, saatanlikust algest ausalt öeldes. Ma näen siin mingisugust kurja pilku, ma näen siin mingisugust viiralti põrgut ausalt öeldes. Need pilgud on sellised, mis võiks kuskil Saksa esimese maailmasõja järgse kunsti
sellises ekspressionistliku kunsti mingites teostes olla. Selline on selle kiriku, selline on selle maa olukord. Ja tundub, et nagu keegi ei näe, et midagi oleks valesti. Keegi ei näe, et siin on tõsine probleem. Ja need inimesed, kes seda teevad ühelt poolt, on need, kes ütlevad Räsänenile, et tead, sa oled käitunud vastikult. Sa ei ole käitunud kristlikult. Vaat see on kõige huvitavam. Need inimesed, kes tõukavad selle noore poisi Tuure Arborelius või mis ta kuulsusrikas nimi oli, tõukavad kuristikust alla. Ütlevad, et jaa, mine edasi, küll on hea, lase sama radapidi. Need inimesed tulevad ja mainivad, võtavad moraalse sellise ülemusliku positsiooni ja tulevad ütlema Päivi Räsänenile, et sa käitud ebakristlikult. Sinnamaani on jõudnud see olukord välja. Ja mul ei ole nagu midagi lisada selles mõttes, et see on esiteks ühe kiriku häbi, see on esiteks ühe kristlaskonna häbi, kui neid inimesi siin enam kristlaseks võib nimetada. See on ühe maa häbi ja see on ühe kohtusüsteemi häbi. See on kohtusüsteem, mis on ennast tõestanud põhimõtteliselt ideoloogilise repressiivorganina kõikide nende aastate vältel. See ei ole kohtusüsteem, mis nõuaks õigust ja õiglust, vaid on öelnud, et meie oleme see vahend, see masinavärk, millega teil inimesed suu kinni pannakse, kui vaja. See on süsteem, kus õiglus on asendatud ebaõiglusega. Ja kui vaadata seda, mida ütleb Soome peaprokurör, kelleks vahepeal on saanud selline mees nagu Ari-Pekka Koivisto. Kogu selle protsessi algatas Toiviainen, üks samamoodi prillistatud Soome sotsialistlikult meelestatud tädi, kes alustas siis protsessi Räsäneni vastu, aga vahepeal on siis peaprokurör muutunud ja tema ütleb, alles hiljuti selle uudise tegin, et ole väga rahul, et Räsäneni juhtumis sündis see otsus ja loodi pretsedent. Kujutate ette, et nüüd on meil vähemalt pretsedent olemas, üllatus, üllatus, mida sellega üritatigi teha. Loomulikult pretsedenti luua. Soome peaprokurör Ari-Pekka Koivisto kommenteeris siis Ylele, öeldes, et on igati rahul selle otsusega, olen väga rahul sellega, et kõrgeim kohus võttis vaenu õhutamisega seotud kuritegude tervikküsimuse arutlusele. Meil pole varem sellist vaenu õhutamisega seotud pretsedenti leidunud. Olnud. Niisiis, revolutsioonilisele riigile, sellele repressiivorganile ja repressiivmasinale on ilusti nüüd pretsedent kätte antud, seda, mida on tahetudki teha. Räsänen, kes on, võib ütelda, Soome rahva au ja uhkus, on läbi veetud 5 lapse ema ja vanaema, on läbi veetud sellest süsteemist selle tõttu, et ta on kaitsnud kristlikku abielueetikat ja temast on saanud see ohvritall, see ohvrilammas, mille peale kõik kaasa arvatud sellised Ari-Pekka Koivistot tulevad ja osutavad ja ütlevad, et näed, palun, jube hea meel on, pretsedent on olemas. Kas soovib keegi veel kirjutada sellist pamfletti, soovib keegi veel rääkida siin kristlikust abielueetikast? Ei, võib küll, aga tulemus on siin, näete, tulemus on siin. Peaaegu 7 aastat protsessi läbi vedamist Soome kohtusüsteemist.
Ja kui vaadata nagu Soome ühiskonda tervikuna, siis ikka ja jälle minule tuleb ette see, et väga vähe on olnud ikkagi tõeliselt kriitilist ja tõeliselt nagu otsustavat tegutsemist selle nimel, et öelda, et ei, me tegelikult ei nõustu sellega, et selline protsess üldse algatatud on. Kui päris ausalt öelda, siis kui Räsäneni protsessi vaadata, siis võib ütelda, et kogu see juhtum, kogu see asi, kogu see kohtuprotsess, võiks öelda, et sellist asja ei tohiks üleüldse tsiviliseeritud ühiskonnas olemas olla. Keegi peaks välja tulema ja koputama kuskile laua peale, ütelda, et ei, aitab, nii, kõik. Meie seadusandjatena lõpetame selle protsessi ära, me võtame kohe praegu vastu seadused, mis lõpetavad sellise jama ära. Kogu see kafkalik ülekuulamine Soome politseis, 3 kohtuastmest läbi venitamine ja siis lõpuks olukorras, kus tõepoolest on 2 kohtuastet Räsäneni õigeks mõistnud. Ja oluline fakt ka, et see mainimata ei jääks. Tegelikult otsus sündis väga napi hääleenamusega. See otsus sündis hääleenamusega 3-2 vastu. Ja isegi see prokurör Koivisto ütleb, et küsimus tegelikult sõnavabadusest on ikkagi väga keeruline. Et õnneks need 2 riigikohtunikku põhjendasid oma otsuseid hästi ja kui oleks juhtunud, siis oleks kõik need süüdistused tagasi lükatud veel, ütleb Koivisto. Aga oluline on see, et praegu ikkagi läks nagu õige otsus läbi. Nii et ka see on nagu tõsine küsimus, aga see, et selline protsess üldse aset leiab tsiviliseeritud ühiskonnas, et inimesi sellisel viisil läbi veetakse sellest kohtusüsteemist, see on juba asi, millele tegelikult terved inimesed, terve mõistusega, normaalse mõistusega inimesed peaksid panema käe ette ja ütlema ei, mingit jama ei ole, lõpetage ära see asi. Aga Soomes seda ma ei ole näinud, ma ei ole kohanud seda. Ma olen näinud mõningaid üksikuid inimesi, kes on välja tulnud kriitikaga, nagu ma siin lugesin ette ka võib-olla nüüd peale seda kohtuotsust mõningad poliitikud siin Soome poliittaevas, aga sellist süstemaatilist võitlust selle eest, et kuulge, vaadake, mida te teete 5 lapse ema ja vanaemaga siin praegu. Ja millises küsimuses? Seda ma ei ole näinud. Ja kui sinna panna nüüd kogu see nii-öelda homoseksualiseerunud ja hereetiline, ja ühel või teisel viisil hereetiline, nagunii Soome luterlik kirik, siis see on ikkagi häbiplekk, täielik häbiplekk Soome praeguses nii-öelda kristlikus kogukonnas. Toonitan, kui neid inimesi enam kristlaseks annab nimetada. Küll aga näiteks meie siin, kui Räsänenile esimest korda see süüdistus esitati esimese astme kohtusse, tulime näiteks 13. mail SAPTK-ga 2021 kohe Soome suursaatkonna ette Toompeal ja avaldasime Räsäneni toetuseks meelt. Tegime sellise väikese piketi. Ja mina olen Soomes olnud 8 aastat ja olen 11-aastasena sinna läinud ja siis lõpetanud ära ka Lugio või keskkooli, kirjoitanud üliõpilaaksi, nii nagu soomlased ütlevad, üliõpilaseks ennast ära kirjutanud. Ja ma poleks kunagi uskunud, et kunagi ma seisan Soome suursaatkonna ees Eesti Vabariigis ja kannan silti, millel on kirjas, onko kristillinen avioliitto Suomessa kriminalisoitu. Kas kristlik abielu on Soomes kriminaalkorras karistatav, kriminaliseeritud? Ja neid silte meil oli siin nii soome kui ka eesti keeles. Proua
peaprokurör Toiviainen, lõpetage kristlaste tagakiusamine, sõna, usu ja veendumuste vabadust suruvad maha diktatuurid. Seda on Soome ülemkohus praegu tunnistanud, et ta on ideoloogiline diktatuur. Rouva valtakunnan süüttäjä Toiviainen, lopetaga kristittujen vainoaminen, see on juba siin eesti keeles kõlanud. Kas Soomes on kristlik abielupoliitika kriminaliseeritud? Tõesti, see on see küsimus, mille mina soomekeelsena siin üles panen. Kas Soomest on saanud ideoloogiline diktatuur ja nii edasi ja nii edasi. Siin me olime ja Soome suursaatkonna ees meelt avaldasime. Ehk siis Soome, mis meile on teatavas mõttes olnud ju nagu mingisugune vabaduse kants, et kõik me mäletame, kui me omal ajal Soome televisioonist nagu MacGyveri järjekordset osa vaatasime, eks ju. Ja sellel oli nagu Jenki Nätsu Mike Mann, vabaduse õhk oli seal olemas, siis tänaseks on Soomes saanud põhimõtteliselt ideoloogiline diktatuur. Et meie oleme selle ära teinud. Ja ma pean tunnistama, et Soome suursaadik ja Soome tegelikult võiks ka vaadata nüüd nagu peeglisse, et millisena nüüd maailma tunneb teid. Millisena nüüd maailm tegelikult teid tunneb? Te olete 5 lapse ema ja vanaema vedanud läbi Soome justiitssüsteemist ja mõistnud ta kriminaalkorras süüdi kristliku abielu eetika avaliku väljendamise eest. Ja kas teil häbi tõesti ei ole? Hävettääkö teitä, võiks küsida soome keeles. Kui Soomes sellist jõulist toetust sellele küsimusele ei ole, siis meilt on seda tulnud tegelikult ja Päivi Räsänen on isegi tunnistanud seda muuses ühes oma postituses, et ta toob muuses ära ka 13. mail 2021 selle Postimehe artikli siin ja ütleb, et olen kiidolinen tuesta, et suur tänu toetuse eest meie meeleavalduse puhul. Ja loomulikult meie toetus tegelikult Päivi Räsänenile on üha olemas ja seegi kommentaar räägib sellest toetusest. Mul on kurb vaadata seda, kuidas teiega, proua Räsänen, on Soome riik, teie oma enda riik käitunud. Aga nüüd lõpuks, kui te mõtlete, head inimesed, selle peale, et see on selline Soome eraasi, siis ei. Päivi Räsäneni Juhana Pohjola kaasus on meile siin Eestis, kus juba praegu üritatakse jälle uuesti lauasahtlist välja võtta vihakõne seadus ja panna see natukene muundatud kujul uuesti Riigikogus töölauale. Meile on see äratuskellaks. Kas me tahame Eesti ühiskonnas täpselt samasugust ühiskonda, kus inimesed, kes väljendavad selliseid mõtteid, võiks põhimõtteliselt ka Eesti kohtusüsteemist läbi vedada? Minul ei ole selle vastu mitte midagi. Kui Eestis midagi sellist tuleb, kui Eestis mingisugune vihakõneseadus tuleb, siis mina teen seda, mida pokkerimängus vist nimetatakse ingliskeelse nimetusega double down. Ehk kui vaja on, panen veel auru juurde, kui vaja on, väljendan täpselt neid asju, mida selle suu kinni teipimisseadusega öeldakse, mida ma ei tohiks väljendada. Ma olen valmis minema Eesti kohtusüsteemist läbi, ma olen valmis minema ja kui vaja, siis kannatama selles küsimuses. Eelkõige, kui see puudutab niivõrd fundamentaalseid ja põhja panevaid ja laduvaid asju nagu abielu eetika, mis on meie kultuuri säilimise ja inimeseks olemise, inimväärikuse, inimeseks olemise, ühed kõige elementaarsemad ehituskivid ja tõe suhte elementaarsed osised, reaalsussuhte elementaarsed osised, siis nendes küsimustes ei saa järgi anda.
Ei ole võimalik järgi anda ühiskonnas. Ja nüüd te näete tegelikult selles äratuskeelas ka seda, et kui oluline on see, et ühiskonnas on need inimesed, kes ütlevad välja selle, et ei, te võite seal oma sotsialistlikes ajudes ja ka võimu juurde tulles välja haududa neid ideid, kuidas te kristlased või teisitimõtlejad trellide taha panete ja nendele välja mõistate rahatrahve, nii nagu siin Päivi Räsäneni kaasuses. Tõsi, Päivi Räsänen ei saanud vanglakaristust, no see oleks veel olnud viimane häbistus, aga ta sai 1800 eurot trahvi, mis tõsi on ilmselt nagu sümboolne, aga siiski oluline on ju see, et mida selle kohtuotsusega öeldakse. Juhana Pohjola sai 1200 eurot trahvi, aga siiski, nii. Et me oleme valmis minema selle läbi, et kui oluline on see, et inimesed on ühiskonnas valmis, kes ütlevad ei sellele ideoloogilisele hullumeelsusele. Päivi Räsänen, proua Räsänen, te olete põhimõtteliselt tõesti Soome rahva au ja uhkus. Ja tegelikult mitte ainult Eestist, vaid igalt poolt maailmast, konservatiivsetest ringkondadest, aga tegelikult ilmselt ka autentselt liberaalsetest ringkondadest. Kostab teie suunas lihtsalt praegu aplaus. Seda, mida te oma enda riigi kohtusüsteemist pole pälvinud ja saanud, see kõlab teile tegelikult suuremalt maailma areenilt vastu. Te olete väga paljude sangar, te olete teinud seda, mida üks kristlane tegelikult peabki tegema. Ja meie siin Eestis ootame, kas ootame niimoodi laulurahvale omaselt, natukene totaka näoga suu ammuli, et meil võetakse sama seadus vastu, et meil hakkaks samasugused kaasused peale. Või oleme piisavalt nutikad ja ütleme, et aitab küll. Aitab juba enne, kui meil võiksid sarnased olukorrad tekkida nagu Päivi Räsäneniga. Kas me oleme Eesti ühiskonnas piisavalt küpsed selleks, et ütelda tegelikult ka ideoloogilise spektri erinevates nurkades seda, et me ei vaja siia sõnavabadust kärpivat, inimeste vaba eneseväljendust kärpivat vihakõne seadust. Kas me oleme valmis ütlema seda ja tunnistama ühiskonnana, et see on see asi, millega me võiksime tegelikult ühiselt ühiskonnana edasi minna? Mind võib solvata, minust võib arvata erinevaid asju, mina ei lähe kohtusse sellega. Nii. Võite öelda, mida te tahate minust. Mul on sellest ükskõik, ütlen täitsa ausalt välja. Aga ma tahan ühiskonda, kus pigem võiks mind solvata. Isegi selle väikese pisikese ohuga, et ma solvungi. Seda ohtu ilmselt ei ole. Ma olen liiga paksu nahaga juba, aga isegi selle väikese ohuga, et minu väike pisikene minakene solvub mõne inimese väljenduse pärast. Aga eeldusel, et meil on tõesti ühiskond, kus me saame vabalt rääkida. Kas me oleme Eestis valmis sellise ühiskonna tekitamiseks või mitte? Või tulevad ikka sellised prillistatud sotsiaaldemokraatlikud feministid-ädikesed kuskil ministeeriumis ja teevadki meile ära selle sama vihakõne seaduse, millega hakkavad Eestis toimuma samad protsessid. Täpselt samad protsessid. Ega siis need protsessid on ju juba ees olemas. Et põhimõtteliselt meile tehakse nii-öelda teisitimõtlejate suukorvistamise seadust Soomes, brittide juures, Saksamaal, igal pool mujal ja nüüd üritatakse sama seadus siin läbi suruda ja siis meie rahvana võiksime olla nii rumalad, et me ei saa aru, et see toob kaasa ju identsed samasugused tagajärjed, kulla inimesed. Et kas te tahate sellist ühiskonda või mitte? Ja mina arvan, et me tegelikult ikkagi ei taha seda. Ma loodan, et me tegelikult ei taha seda. Ma loodan, et me oleme piisavalt küpsed aru saamaks sellest, et väike pisikene valu, kui keegi mind sõimab, on ainult
väike ohver selle nimel, et meil oleks ühiskond, mis talub väljendusvabadust. Kasvatage endale paks nahk, ärge laske ennast solvata ja ärge solvuge nii hirmsasti. Ja päev läheb palju paremaks, päev läheb palju rõõmsamaks. Elu läheb paremaks, elu läheb rõõmsamaks, nagu klassikud poliitilisest, nagu klassikud on öeldud. Nii et see on küsimus, mida me peame siin Eestis küsima. See on äratuskell meile, see on asi, mida me võiksime kõik koos tegelikult lükata ajaloo prügikasti. See meil ei ole vaja vihakõne seadust. Aga kui see tuleb, tunnistan taas, olen valmis selle raames võtma kogu selle seaduse nii-öelda protsessi ja selle läbi käima. Pole hullu mitte midagi. Kristlased vanasti pidid läbi käima näiteks, ma ei tea, erinevad piinakambrid. Ja võis juhtuda, et piinamise käigus neilt nüliti nahk maha või pandi elavalt süte peale. Aga see väike pisikene asi, et taluda mingite kohtunike mõnitavaid märkusi või ministeeriumi tädide pilget, see ei ole sellega võrreldes isegi mainimisväärne. Nii et pole hullu midagi. Saab sellest süsteemist ka üle. Aga oluline on öelda ei ja veel kord ei sellele, et meilt hakatakse ära võtma sõnavabadust ja suhet tõega, mis on kogu meie isikliku väärikuse alusvundamendiks. Aitäh teile kuulamast ja suur tänu veel kord ka toetamast seda kommentaari. Ma mainin veel selle saate lõpus, et parasjagu kestab ka Objektiivi kampaania. Nimelt olin sunnitud alustama Objektiivi sellise nii-öelda kampaania välise vahekampaania, sellepärast et meil on juba mitmendat kampaaniat järjest pidevalt laekunud vähem vahendeid, kui me tegelikult oma ülevalpidamiseks vajame. Ja nüüd siis on see kätte jõudnud see hetk, kus me lihtsalt vajame praegusel hetkel lisavahendeid, et järgmisel hetkel oma kaastöölistele, oma nii-öelda kõikidele inimestele, kes Objektiivis töötavad, palka maksta, ka selle käesoleva stuudio ülevalpidamiseks. Nii et kui te olete ja tahate Objektiiv edasi kestaks, siis palun toetage meid. Aitäh teile kõikidele, kes olgu seda kommentaari toetanud või Objektiivi tervikuna toetanud, müts maha, nagu ikka. Suur tänu kuulamast, kõike head! Thank you.